Tere teile kõigile ja kõigepealt tahan teid kõigi või eelkõige ka õpetajat Praasti Jüri Valsalu tänada, et selle kutse eest, et ma võin täna siin teie juures olla ja sõna jagada. Ja muidugi soovin palju õnne ja õnnistust selle palvemaja 207. aastapäeva puhul, kõigile nendele sündmustele ja ettevõtmistele, mis ees seisavad. Ja südamlikud tervitused ka Järva-Jaani koguduselt ja Järva praostkonnalt. Kui õpetaja Jüri Valsalu mul palus seda piiblitundi pidada, siis ta jättis teema mulle vabaks, et võin kõneleda. Ütles siin palvusel, et tänase pühapäeva teemaks on tänulikkus ja nii ma otsustasingi, et ma tänulikkusest kõnelengi. Sellepärast, et tänulikkus on üks teema, mille üle ma olen väga pikka aega mõelnud. Ja Tallinna Pühavaimu koguduse õpetaja, kui ta oli ka UI õppejõud, kui me õppisime, Gustav Peeter Piir andis oma õpilastele sellise nõuande, et kui sul tuleb millestki rääkida, tema tõi näiteks lumest ja ta ütles, et sul peab olema siis nii palju märkmikke, et sa kirjutad sellesse märkmikusse üles kõik, mida sa mõtled, mida sa loed sellest lumest, et niimoodi kogud sa siis materjali kõnelemiseks. Ja nii olen mina teinud seda 2 teemaga. Tegelikult teemasid on rohkem, aga 2 kõige armsamat teemat minu jaoks ongi just tänulikkus ja aiatöö. Ja tegelikult kui mõelda, siis need on omavahel ka tihedasti seotud, sest just aiatööd tehes õpib Jumalat nii palju tundma, et see aiatöö kasvatab tohutult tänulikkust. See näitab või räägib Jumala imedest, Jumala helduse märkamisest, uue sündimise ime kogemisest, ka muretsemisest, loobumisest, töökusest ja vastutusest. Ja kui seda aiatööd nii-öelda teha, siis saab järjest selgemaks see, et kõik oleneb Jumalast. Et me võime teha nii palju tööd ja nii hästi, kui suudame, aga viimselt kasvamise väge ei suuda me anda mitte ühelegi elusolendile. See kõik tuleb Jumalalt. Kasvamise väge ei saa me anda ei lillele, linnule, loomale ega iseendale, vaid see kõik on Jumala and ja õnnistus. Ja kui ma siis tänast piiblitundi ette valmistasin, siis ma vaatasin oma märkmeid üle ja neid on kogunenud nii palju, et mul pidi tegema mingi valiku sellest ja siis ma räägin kõigepealt lugudest igapäevaelust, aga siis piiblilugudest, mis on puudutanud mind kõige enam just tänulikkusele, mõistmiseks ja ka mõne palve ja mõne loo, mis on kellegi teise poolt jutustatud, puudutan siis ka, kui jõuan. Aga me kõik oleme kuulnud sellist sõna, et Jumal tänatud. Oleme. Me oleme seda ise öelnud, ma arvan, mitmeid ja mitmeid kordi. Ma ei tea, võib-olla ütlesime tänagi, et Jumal tänatud. Et jõudsime kohale või kui öeldakse, et väga sageli öeldakse, et see on üks nagu tühi sõna kõlks,
mida kasutame nagu mõnikord isegi nagu parasiitsõnana, siis ma olen mõelnud hoopis vastupidi, et see on otse kui kõige sügavam ja kõige loomulikum tänupalve. Et see tuleb nagu automaatselt meie südamest, oleme me usklikud või mitteusklikud, et see lihtsalt tuleb üle meie huulte, et olgu siis, et teeme seda, kui läks midagi hästi või kui kellelgi teisel läks midagi hästi või jõudsime õigel ajal kohale või pääsesime tormist või neid situatsioone on elust väga palju, kus me ütleme, et Jumal tänatud. Eesti keeles on ka huvitav, et me kasutame tänamiseks erinevaid sõnu, et tänan, eks ju, aitäh ja aitüma. Ja ma ei tea, kui te tänase pühapäeva jutlust lugesite Eesti kirikus, siis õpetaja Kalle Kõiv on seal toonud väga toreda seose, et tema küsis oma õpilastelt, et mida tähendab täna? No, täna tähendab seda, et me oleme täna siin, aga mida see veel tähendab? Ja üks vastus tuli õpetajalt seal, et see täna on käskiv kõneviis, et sa pead tänama. Ehk siis täna on antud meile tänamiseks. Et see on väga huvitav. Ja samamoodi see aitäh ja aitüma, et aitäh on siis tulnud aitümast, mis tähendab aidaku sind Jumal. Et kui me kedagi täname, siis me lihtsalt ei võta vastu, vaid selles on ka soov andjale, et aidaku sind Jumal. Eks, et ka see on eesti keeles väga armas mõte, mis on tänusõnades kätketud. Ja kui me täname, siis see tähendab ju seda, et me võtame vastu selle, mis meile on antud. Olgu see ese või olgu see teene või see on midagi erilist, mis meil on lihtsalt sülle kukkunud või ka välja teenitud kuidagi. Ja kui me täname, siis me väljendame ju seda, et me oleme tänulikud andjale. Me tunnustame teda selle lihtsa sõnaga. Ja näitab ka tegelikult see, et andja ei ole nii-öelda toimetanud tühja, vaid ta saab vastuseks tänu või selle tänupalve aidaku sind Jumal. Üks tore ütlemine on, et tänu ei muuda andja või kingitust küll suuremaks, aga see muudab südame soojemaks. Ja seda nii andjal kui saajal. Aga need tänusõnad on tegelikult ju lihtsad ja tegelikult oleks ju neid ka väga lihtne öelda, aga millegipärast tänu tuleb väga raskelt üle meie huulte. Et seda jääb ikka vajaka igapäevaelus. Et üks lugu postiljonist ja see on ühes lehes kirjas, kuidas ta 15 aasta jooksul kandis posti inimestele koju ukse juurde ja pani kirjakasti nii posti kui kirju. Ja keegi ei öelnud talle tänu. Kõik see oli enesest mõistetav. Kuni üks kord juhtus nõnda, et jõulude aeg oli ühe maja pere pannud tänuks talle tänukaardi. Ehk siis ja seal ta siis tõdes, ma kannan siin majas kirju juba 15 aastat, aga see on esimene kord, kui keegi mind tänab. Ehk see, kui meile muutuvad asjad endast mõistetavaks või me oleme rahulolematud, siis meil ka jagub tänuks ruumi vähe või meil ei ole seda südames ruumi tänuks.
ja selleks, et tänada, ongi vaja märgata, on vaja mäletada, meeles hoida ja ka tänulikkust harjutada. Ja piiblis on tõesti väga-väga palju kirjakohti, mis tänulikkusest räägivad ja tegelikult, kui me vaatame tänast maailma või sellist eneseabiõpikuid, siis mida soovitatakse teha, on ikkagi tänulikkust harjutada. Aga selline tänulikkuse harjutamine, mida nii-öelda maailmas soovitatakse, ei ole kooskõlas piibliga või piibli kirjakohtadega, et maailmas soovitatakse tänada selleks, et sa saaksid parema enesetunde või et sul läheks paremini, et küllap see ka nii on, aga on huvitav, et kui vaadata seda, kuidas piiblilood tänulikkusest räägivad, siis see ei ole abstraktne tänu, vaid tänu väljendatakse alati Jumalale, loojale. Et mulle meeldibki öelda, et tänulikkus on piibli põhimeloodiaks. Tore oli kuulata puhkpilli, aga see tänulikkus heliseb läbi piibli kõikjal. Et see on midagi väga ilusat meie pühakirjas. Ja siia loeksin esmalt psalmist 136. Meile kindlasti tuttavad read, kus öeldakse: tänage Issandat, sest tema on hea, tema heldus kestab igavesti. Tänage Jumalate Jumalat, sest tema heldus kestab igavesti. Ja tänage Issandat, sest tema heldus kestab igavesti. Ja tegelikult, kui seda psalmi nüüd lugeda, siis seal kogu aeg kordub see üleskutse tänada Jumalat ja kordub seal see salm, tema heldus kestab igavesti. Ja mitte seal 3 või 4 või 5 korda, vaid seda korrutatakse 26 korda. Ja siis, kui ma uurisin selle psalmi nii-öelda eksegeetilist tausta, siis tegelikult see on kuulunud liturgiasse, juudi liturgiasse, võib-olla kuulub tänaseni seda lauldakse, kus liturgia kogudus vaheldumisi seda siis ütlevad või laulavad. Ja tegelikult võib mõelda, et see on otse kui mantra või et selle lauluga nagu peab inimesele omaseks saama see mõtteviis, et Jumala heldus kestab igavesti. Et iga usklik inimene pidi mõistma, et nii hommikul, õhtul, päeval kui öösel, et Jumala heldus kestab igavesti ja inimese kohus on Issandat tänada. See on päris pikk psalm, ma lugesin need esimesed 3 salmi sealt ette ja need esimesed 3 salmi räägivadki Jumala suurusest. Et ta on hea, ta on Jumalate Jumal ja ta on Isandate Issand. Ja kui lugeda neid salme edasi, siis seal kõneldakse kuuleme seda Jumala heldust või helduse suurust ja see on heebrea keeles sõna hesed, mis tähendab kestvat armastust ja püsivat headust. Ja siin psalmis, ma ei hakka neid ette lugema, aga see Jumala armastus või see kestev armastus, püsiv headus on väljendunud siis Jumala rahva ajaloos Jumala tegudes, millest siin kiidetakse ja räägitakse, et vabastamist orjusest, Iisraeli juhtimisest kõrbes ja tõotatud maale jõudmisest. Et need teod räägivad siis Jumala rahvale Jumala suurest heldusest. Ja tegelikult nii saame meie mõelda ka oma elus, et
kui me nii-öelda hakkame märkama või mõtisklema selle tänusel või Jumala helduse üle, siis see on tõesti piiritu tegelikult meie igaühe elus. Ja meid kutsutakse üles selle helduse eest Jumalat tänama. Seda märkama esmalt ja selle eest tänama. Ja apostel Paulus on Rooma kirjas huvitavalt ka öelnud, et kui me ka seda ei märka teha, ehk siis ta ütleb sellise mõtte, et Jumala heldus on midagi sellist, mis paneb meid meelt parandama. Ehk siis meeleparandaja kasutab alati Jumala heldust õigesti. Veel üks kirjakoht, mis mind väga on tänulikkusele mõeldes puudutanud, on 5. Moosese raamatust 8. peatükist, kus Jumala rahvas on jõudnud tõotatud maale ja neile Jumal annab neile käsu tuua kiituse ohvreid. Ma loen siit mõned salmid ette. Sest issand su Jumal viib sind heale maale, veeojade, allikate ja sügavate vete maale, mis voolavad orgudes ja mägedes, nisu, odra, viinapuude, viigipuude, granaathõunapuude, õlipuude ja meemaale. Maale, kus sa ei söö leiba kehvuses, kus sul midagi ei puudu, maale, mille kivid on raud ja mille mägedeks sa saad raiuda vaske. Kui sa sööd ja su kõht saab täis, siis kiida issandat oma Jumalat, hea maa pärast, mille ta sulle andis. Hoia, et sa ei unusta issandat oma Jumalat, jättes pidamata tema käsud, seadused ja määrused, mis ma annan sulle. Et kui sa sööd ja su kõht saab täis ja sa ehitad ilusad kojad ning elad neis, kui su veised ja lambad ja kitsed sigivad, su hõbe ja kuld rohkeneb ja kõik, mis sul on, kasvab, et su süda siis ei läheks suureliseks ja et sa ei unustaks issandat oma Jumalat, kes tõi sind välja Egiptuse maalt orjuse kojast. Ehk siis see on taas selline kirjakoht, mis teeb väga alandlikuks, et kui palju tegelikult Jumal meile igapäevaelus kingib ja kui vähe me tegelikult Jumalat täname selle eest. Ja see on ilusti välja toodud, see tänamise mõte, et inimene ei läheks suureliseks, arvates, et see on kõik tema enda kätetöö. Nii et ka see kirjakoht räägib siis väga sügavalt tänulikkuse tähendusest. Ja siin tuleb välja ka see, et me ei piisa ainult sellest, et me ütleme tänu, vaid selle tänu väljenduseks pidi Jumala rahvas tooma Jumalale ka tänuohvreid. Ja tänuohvriks oli parim osa, mitte ülejääk või kehvem osa, vaid tuli tuua parim. Ja meiegi ju teame, et kui me midagi anname või kui me midagi tahame kinkida, kas või pühakojale või kellelegi teisele, mõnele inimesele, siis tuleb anda alati parim, mis sul on, mitte see, mis on üle või kehvem osa. Ja nii psalmides kutsutakse üles, kes toob ohvriks tänu, see annab mulle au, ütleb issand, kes paneb tähele teed, sellele ma annan näha Jumala päästet. Võib-olla üks õpetlik lugu siia vahepeale, üks mõistulugu ühest mehest, kellel ei olnud midagi Jumalale anda ja Jumal andis talle 10 banaani. Ja ta öeldes, et
3 eest saad sa endale vahetada riided, 3 eest võid muretseda endale kodu, 3 eest omale igapäevase toidu, aga 1 banaan on selleks, et sa saaksid selle tuua mulle tänumärgina tagasi. Ja nõnda see mees tegigi. 3 banaani sõi ta ära, 3 banaani vastu vahetas ta omale elamispaiga ja 3 eest ostis riideid. Ja järgi jäi see 1 banaan, mida ootas issand tänuohvrina tagasi. Ja mees vaatas seda ja see oli teistest erinev, see oli ilus, see oli suurem kui teised, üsna ahvatlev söömiseks. Ja nõnda seda vaadates ja juureldes jõudis ta ära tundmiseni, milleks see 1 banaan veel issandale. Kas ei kuulu mitte kõik temale kui loojale ja ta sõi sellegi ära. Ja mis jäi siis Jumalale? Kui niimoodi mõelda, mis jäi? Koor jäi siis Jumalale. Et kui sageli jääb elus selle asemel, et jäävad ka meile pihku koored ja me ei vii tagasi issandale seda, mida issand meilt ootab. Et samuti väga õpetlik lugu andmisest, annetamisest, sest issand on ju ise kõikide heade andide omanik ja jagaja ja meie jagame vaid. On see võimalus jagada vaid tema omast. Ja nüüd tänulikkusest veel Uuest Testamendist 2 kirja kohta, mis tegelikult on sarnased, mis kõnelevad väga sügavalt ka tänulikkusest ja sellest, kuidas Jeesus tänulikkust õpetas rahvale, oma jüngritele. Ja need on 2 lugu, ehk üks on siis 4000 mehe söötmine kõrbes, kus Jeesus ette toodi siis 7 leiba ja kalad ning ta murdis ja andis jüngrite kätte. Ta kõigepealt tänas ja siis murdis ja andis jüngrite kätte ja jüngrid jagasid selle rahvale. Ja see on Matteuse 15. peatükis ja Matteuse 14. peatükis on lugu 5000 mehe söötmisest. Ja seal on, et Jeesuse juurde toodi 5 leiba ja 2 kala ja siis öeldakse, et ja Jeesus vaatas üles taevasse, õnnistas, murdis ning andis leivad jüngrite kätte ja jüngrid andsid need rahvale. Ja nagu me teame, jagus kõigile, peale meestele, naistele ja lastele, aga jagus veel ka nõnda palju, et täitusid korvid ülejääkidest. Need 2 lugu kõnelevad tohutust usaldusest Jumala vastu. Et kui me täname Jumalat, täname selle eest, mis meile on osaks saanud, siis need lood õpetavad tegelikult tänama Jumalat juba ammu enne selle anni vastuvõtmist. Et kas meil on nii palju usaldust oma elus, et nähes puudust või puudujääke, et me asume tänama Jumalat tema helduse eest. Aga mõeldes või eelnevalt pool nimetatud seda helduse psalmi või tõenäoliselt oli neil ka see palve veres nii-öelda, et tänage issandat, sest tema on hea ja tema heldus kestab igavesti. Võime öelda, et just sellisele usule, usaldusele ka Jeesus esmalt tänas, siis murdis ja jagas ja teises loos siis õnnistas, mis tähendab samuti tänupalvet, murdis ja jagas. Ja kui mõelda igapäevaellu, siis mina saan tuua näite kogudusest, koguduse elust, et kõik meie suured remonttööd, mis kõigil ka siin igas koguduses ees on või käsil on, siis kõik need remonttööd ja muud suuremad projektid, selleks ei ole kunagi piisavalt raha
et seda tööd ära teha. See on huvitav, et me toome kokku selle pisku, palume õnnistust, täname, palume õnnistust ja tõesti, see on seesama imelugu, et meie tööd saavad tehtud. Annetused tulevad ja see, mis on vaja, saab tehtud. Et see on mul üks elukogemus kirikutööst ja kuidas Jumala heldus tõepoolest, seda ei anta meile korraga kätte, aga see õpetab meid Jumalat usaldama ja nägema seda, et tema heldus tõesti kestab igavesti. Ja sama on ka tegelikult ju andmisega, et küllap teilegi on tuttav see kõnekäänd, see ei ole kiriklik, aga jagajale jäävad näpud, eks ju. Aga see ei ole üldse piibellik. Et piiblis öeldakse hoopis vastupidi, see, kes jagab, selle pihud ei ole kunagi tühjad. Et ka see on märk sellest Jumala igavesest heldusest, mis mitte kunagi ei lõpe. Et see ei piirdu ainult selle maise eluga, vaid me teame, et see piirdub, või tähendab, ei piirdu ka või suunab meid igavikku. Seal kestab Jumala heldus igavesti, et me võime sellest igavesest elust osa saada, aga see on Jumala heldus. Aga tänulikkuse vastandiks on tänamatus, eks. Ja tänane jutluse teemakski on 10 pidalitõbise tervendamine, kus Jeesus aitas kõiki, aga tagasi tänama tuli vaid üks. Et sellist rõõmsat tänulikkust väljendas või tõi selle oma anni Jumalale tänuohvrina vaid üks. Ja ega kui meiegi kogeme oma elus tänamatust oma kaasinimeste poolt või, siis see ei ole kuigi meeldiv kogemus. Ja kui mõelda, siis kui me unustame selle tänuohvri issandale toomata, siis samalaadset tänamatust kogeb me issand ju iga päev. Tema annab meile kõik, mis meil on. Tema ootab tagasi seda tänuohvrit, seda ühte, nii-öelda sellest loost pärineb seda ühte banaani, seda ühte osa. Aga nii mõnigi kord saab ta vastu vaid koored. Mis on tänamatuse põhjuseks? Et ma eelnevalt mainisin, et see on võib-olla, et kui me võtame asju enesest mõistetavalt, aga selleks võib olla ka ahnus või tähendab püüd kindlustada oma elu materiaalsega. Et Martin Luterilt pärineb taas üks tore lugu, selline õpetlik lugu, kus koer ujus üle jõe, ta ise on rääkinud selle loo, siis lihatükk suus ja äkitselt nägi ta veepinnal suus olevat lihatüki peegeldust ja pidades seda siis lihatükiks. Ja ta lõi innustunud hambad sellesse, kuid suu avades kaotas ta oma lihatüki, mille vesi endaga kaasa viis. Nii kaotas see koer nii õige lihatüki kui ka selle peegelduse. Ja nii küsib Martin Luther, mida me võiksime sellest loost õppida? Võime küsida, kas meie võiksime õppida nendest lugudest, mida täna ka olen näiteks toonud. Ja Martin Luther on siis seletuseks öelnud, õppigem rahul olema sellega, mida Jumal meile on andnud. Kes alahindab vähest, ei saa ka suurt. Kes ahnitseb suurt, jääb ilma kõigest.
Veel mõned mõtted. Öeldakse, et Jumala elupaigaks on 2 kohta. Üks on taevas ja teine tänulikkus südames. Et senikaua, kui me südametes on rahulolematus või see oma kindlustunde otsimine materiaalsetest väärtustest, see on esimesel kohal, siis on jääb seal vähe ruumi tänulikkusele. Nõnda siis, et need lood, kui õpetavad meid suunama või avama oma südant just tänulikkusele. Tõeliselt rikkaks saanud inimene on see, kes on rikas Jumalas ja kellel on usaldus Jumala vastu ka siis, kui elus on raskemad ajad. Me teame seda usklikena väga hästi, et seda meilt oodatakse. Ja on huvitav mõelda Uues Testamendis apostel Paulusele, kes on öelnud esimeses Thessalonika kirjas 5. peatükis: tänage kõige eest. See on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses. Me teame, et apostel Pauluse elutee ei olnud roosiline või pilvitu. Me teame, et ta oma missioonireisidel, oma kuulutustel, koguduse rajamisel pidi kannatama väga palju, nii tagakiusu kui füüsilist valu. Ja ometi oma kirjades ta väga sageli toonitab seda: tänage Issandat ja tänage teda kõige eest. Ja ta ise ka oma kirjades, ta tänab ka nende katsumuste eest. Ma ei tea, kui palju meie seda suudame teha, et ka raskustes, oma katsumustes kõigepealt tänada Jumalat. Võib-olla sõnades on seda kergem väljendada, kui ise sellises olukorras olles, kas me esimese asjana hakkame tänama Jumalat. Ja ometi apostel Paulus ütleb: tänage Issandat kõige eest. Siia tahaksin rääkida ühe Hiina talupoja loo. Võib-olla see on teil ka tuttav, aga see aitab nagu lahti mõtestada seda, et kõige eest saab olla tänulik. Et elas kord vana Hiina talupoeg ja ühel päeval jooksis tema hobune minema ja naabrid tulid kaastundlikult tema juurde ja ütlesid: küll see on nüüd suur õnnetus, et su hobune jooksis minema. Et kurb. Ja talupoeg vastas: võib-olla. Järgmisel päeval tuli hobune tagasi ja tõi endaga kaasa 7 metsikut hobust. Ja naabrid tulid ja rõõmustasid koos mehega: no milline suur õnn, su õue peal on 7, siis kokku 8 hobust. Et põhjust ju rõõmu tunda. Ja talupoeg ütles: võib-olla. Ja 3. päeval hakkas talupoja poeg neid hobuseid taltsutama ja kukkus maha ja murdis jala. Ja naabrid tulid jälle ütlema: oh, milline õnnetus. Ja talupoeg vastas rahulikult: võib-olla. Ja mõni aeg hiljem tuli sõjavägi külla ja viis kõik noored mehed sõtta ja talupoja poega nad kaasa ei võtnud, sest tal oli jalg katki. Ja naabrid hüüdsid: milline õnn sul on, et su jalg on katki ja sind sõjaväkke ei võetud. Ja talupoeg vastas: võib-olla. Et see lugu räägib väga hästi sellest, et me ei oska tegelikult mõelda, ju hoomata Jumala seisukohast, mis on hea, mis on halb. Et
ma usun, et meilgi on neid elukogemusi, kus halb osutub heaks ja hea, mida me oleme arvanud, et see on meile hea, osutub hoopis halvaks. Aga tänulik süda suudab vastu võtta iga olukorra, suudab selle vastu võtta rahulikult, usaldades, sest lõplik nii-öelda vastus on Jumala käes, on see hea või halb. Ja nagu me teame, siis taas kinnituseks, et kõik, mis Jumal teeb, tahtmine on hea ja õige. Et ka see on koht, mis õpetab meile siis tänulikkust. Ja see, millest apostel Paulus kõneleb, sellest tänumeelest, see ei ole lihtsalt emotsioon, vaid see tegelikult ongi Jumala südamehoiak. Südamehoiak kõige suhtes, eelkõige looja suhtes ja kõige selle suhtes, mida Issand kingib, ka see halb, kui see elus osaks saab. Heebra kirjas on samuti üleskutse, viigem siis Jeesuse kaudu alati Jumalale kiituse ohvrit. See tähendab tema nime tunnistajate huulte vilja. Ärge unustage teha head, pidada osadust, sest sellistest ohvristest on Jumalale hea meel. Et kui ma täna teidki siin vaatan, siis see ongi tänuohver ka Jumalale. Eks, et siin on kiituse ohver Jumalale, aga see on ka kiituse ohver läbi tunnistajate huulte vilja. Siin on palju head ja siin on ka osadus. Ja sellistest ohvritest on Jumalal hea meel. Seda on siis täna hea mõelda, et Jumal rõõmustab selle üle, et me oleme kokku tulnud. Et ühises osaduses olla ja ühist tänuohvrit Jumalale tuua. Ja siia lõpetuseks taas üks kogemus või õigupoolest me läksime külla oma koguduse reisiga juudi sünagoogi ja siis ma valmistasin ennast natukene ka ette selleks ja mind paelusid juudi tänupalved. Ja mõned mõtted siis teile siin ka täna jagan. Et need palved juutide jaoks ei ole lihtsalt üks tegevus, et seda võiks teha siis, kui tuju tuleb, vaid sellisel juhul need palved ei täida oma eesmärke, vaid juudi palvetes ülistatakse pidevalt Jumala suurust ja heldust. Et seda sama, mida me kogesime selles 136. laulus, et tõepoolest see on nii-öelda nagu veres või nende DNA-s sees usu läbi kiita Jumala suurust ja heldust. Ja palvetamist tuleb harjutada. Et on öeldud, et palvetamist tuleb harjutada täpselt nagu pilli mängimist. Mõelda täna siin puhkpillile. Seda tuleb harjutada, et see sünniks alandlikkuses, avatud südamega ja teadlikult sellest, et Jumal on kohal meie elus igal ajal hetkel. Ja nõnda juudi traditsioonis kõik palved on suunatud Jumala teenimiseks ja Jumalale tuleb luua paik kõiges, mida tehakse, austada kõiges, mida tehakse. Ja nii saabki kogu elu Jumala teenimiseks ja ülistamiseks. Nõnda siis juudid ei palveta spontaanselt, vaid kindlaks määratud sõnastusega heebrea keeles.
ja väga sageli need algavadki õnnistussooviga. See ongi eriline palvevorm. Ja neid õnnistusi on peaaegu kõikide igapäevaste sündmuste ja paljude eriliste juhtumiste tarvis. Ja ka näiteks halbade kogemuste või läbielamiste üle öeldakse alati õnnistussõnad. Need aitavad neil kogu aeg meeles pidada Jumala ligiolekut ja headust. Ja tegelikult seda me ju tajume Vanas Testamendis ka, eriti psalmides, aga ka teistes lugudes, et see tõepoolest nõnda nende usundis on olnud ja on. Näiteks leiba süües öeldakse, õnnistatud oled sina, oh issand, meie Jumal, maailma kuningas, kes sa lased leival kasvada maast. Või kui pannakse rõivaid selga, uusi rõivaid, õnnistatud oled sina, oh issand, meie Jumal, maailma kuningas, kes sa annad riided, millega me saame katta oma keha. Ja midagi esmakordselt tehes öeldakse, õnnistatud oled sina, oh issand, meie Jumal, maailma kuningas, kes sa oled meid hoidnud elus seni nõnda, et võime rõõmustada selle üle, mis meile on just osaks saanud. Ja on ka näiteks õnnistusi selleks puhuks, kui juhtub midagi ebatavalist, näiteks kui taevasse tõuseb vikerkaar või pärast vihmasadu, siis õnnistussõnu loetakse iga kord, kui midagi juhtub, olgu siis head või halba. Ja võib-olla siia lõppu tulen tagasi selle aia näite juurde või aia juurde, et kui me midagi kasvatame, siis alati see ju ei õnnestu. Et sellegi suvel või õunapuud ei kandnud vilja eriti palju. Küll vist õpetaja siin kõik kandsid, nagu ma kuulsin vist. Jah, et aga seda aiasaadust oli väga vähe. Et ei olnud ei kirsse ega ploome, mõnel pool tõeliselt ju oli. Või siis jäid kängu. Ja kui mõelda, et miks see juhtub, on siis nõnda, et meil on olnud külm või on palju vihma. Et see on olnud põhjuseks, et meil ei ole see rikkalik saak, aga mitte kunagi ei jäta issand ka nii-öelda tühjade kätega. Mingi muu saak kannab jälle ohtramalt vilja. Aga see on ka näide sellest, et mida saab kanda ka igapäevaellu, et kui midagi on puudu või midagi on meie elus liiga palju, siis see ei lase meil kasvada nii-öelda või seda head vilja kanda. Et ka viljad võivad muutuda kibedaks või kõveraks või ussitavad. Et üks asi, mis meilegi nii-öelda mõjub nii-öelda taoliselt, on see, kui me unustame tänada, kui meil ei ole seda tänulikkust. Siis jääb midagi puudu, midagi väga olulist. Ja siia lõppu ma loeksin ühe armsa palve Jörg Zingilt, see on saksa teoloogilt. See on tänupalve. Et see võtab kokku ka minu mõtted tänasesse päeva. Issand, kõik on sinult. Kaitse ja oht, valgus ja pimedus. Tänan, et ma seda tean. Miski ei juhtu iseenesest. Tänu, et tuleb päev, tänu, et tuleb öö ja päev loojub. Iseenesest selge ei ole midagi, mis päeval või öösel sünnib. Miljoneid aastaid on olnud enne mind, aastamiljoneid tuleb ka pärast mind. Kusagil nende keskel on paar suve, mis olid minu elupäevadeks siin maa peal. Selle aja kübeme eest ma tänan sind, sest saan seda nautida sinu armust.
kõik minu elus on kingitus sinult. Kingitus on tõde, mida mõistan, armastus, mida saan või annan, elujõud, mis mind täidab. Aamen.